mängija tuleb olla ikka see, kes sa oled oma, ma ei tea, paljude puuduste ja väheste voorustega, aga mitte ühesõnaga mängida mingisugust lolli, mingisugust tipikest kusagil, kes siutsub kusagil nurgas ja meeldib kõikidele. Minu arvates olen ma olnud õigel teel. Aga tähendab, see olen mina, see on minu nägu, see on minu maneer, võtad vastu, olen õnnelik, võtad, ei ole mitte midagi. Staarid, need on üksikud ja ära valitud inimesed. Staar, see on absoluutselt eristaatus. Staariks on saanud Urmas Ott. Ma absoluutselt ei häbene seda, loomulikult ma olen seda. See on täiesti selge. Kus Urmas aknad või? Need all, siin paremal. Need on nii, nagu nad tol ajal olid. Mina olen ülemisel korrusel, nemad elasid all. Neil televiisor, minu meelest üks esimesi ootub. Käisin vaatamas seda seal enda juures. Nii nagu meid esimeses klassis istuma koos pandini, me istusime ühes mingis 10. klassini välja. Ja me sobisime väga hästi, sest meid tüüti ju lausa nagu sukk ja saabas. See oli tema mõte. Me lõiksime välja krepppaberist endale üksid, niiviisi 2 poolt ja särgid 2 poolt krepppaberist, kallist krepppaberist. Panime nad nöötega särgudest kokku, panime selga, läksime jalutasime linna. Me tegime teatrit. Ilma, et me oleksime teadnud, me tegime happeningi, me läksime poodi, kõik tundsid, meid teadsid, kes me oleme. Jutt läks kohe lahti linna peal. Kodus saime pahandada. Proua Ellen oli väga uhke proua, blond, selline tugev püst ja kena naine oli. Ega kodus oli kord majas, aga Ellen pidas kodu väga korras. Kõik oli puhas, kõik säras, kõik läikis. Poega ta küll ei sundinud seda selleks. Ma ei tea, kas Urmas seal üldse mingit tööd kodus tegi. Ma kahtlusin seda mitte eriti, jah. Ema oli tal tõeline daam tollal. Selle peale vaadati ka viltu, et keegi käib nii-öelda tõelise daamina siin väikesel vaatamel ringi. Provintsi olukorras peetakse seda väga halvaks tooniks, kui inimene teistest tahab eristuda. Ütleme nii, et Urmas oli emasse, siis suhkesse blondiini ja tütar oli sisasse. Aga sellest päris isast või ma ei tea, sellest ei olnud meil kunagi juttu. Mitte kunagi. See ei olnud tabu teema, aga me ei rääkinud sellel teemal üldse tegelikult. Ja ega tema juttudest ja mõtetest ei tulnud ka seda välja, et ta seda väga põeks. Nii et ta teadis jah põhimõtteliselt selline on, aga ega ta üles ei otsinud ja sellest suhtes huvi ei tundnud. Teda nagu polnud ja teda polnudki füüsiliselt olemas Urmas elus. Tal oli plaadimängija ja sealt oli võimalik kuulata mingid singlid olid välja antud juba tõsisest heast 60. lõppu, 60. keskpaega rock'n'rolli. Seda kuulasin.
Losing today. Tonight you're mine completely. Ameerika hääl, Vaba Euroopa, need olid meil täiesti niisugused igapäevased asjad, mida me kuulasime. Ja muusikas, Luksemburgi raadiot ja Deutsche Wellet, igasugust sihukest asja. Ma mäletan, kunagi oli päris tore, oli kui India filme tuli siin aeg-ajalt. Noh, siis nad kippusid siin Suumaniga seal Otepää kinos nalja tegema, et käisid seal siis naermas teisel, kui teised mutsid. Tal keelati teksadega koolis käib. No keelati, ikka käib. Tal öeldi, et tuleb juuksed maha ja ta ei lõiganud. See oli kõva sõna. Julgeda olla see, et ma tahan olla selline. Ma tahan olla niisugune. Teile ei meeldi, mis parata. Seda halvem teile. Mina tahan olla selline. Esimesena astusin mina meie klassis, veel rinna lahti rebida ja öelda, tulistage, kes tahab. Astusin ma komsomoli, sest et 14-aastaselt esimesena tõssin ma käe ja ma mäletan seda väga hästi, seda alternatiivi oli 2 halba võimalust. Kas astuda komsomoli või järgmisel päeval teha tohutult suur matemaatikasemestri kontrolltöö. Aga need, kes astusid komsomoli, need ühesõnaga seoses sellega, et seal tuli neid ordeneid õppida ja midagi sellist, nagu kuidagi nende jaoks see töö lükkus edasi. Ja et esimesena tõssin mina oma käe ja astusin esimesena komsomoli. Kui noorena näiteks siis viinakestki võtsime mõnikord või tolle lõõrut ei joodud, õlu polnud lihtsalt jooda. Veini või šampus, mida me tolle jõime. Tema näiteks teadis saati oma piiri. Ta ei olnud mingi karskne, ta võttis, aga tema üle piiride harva kui läks. Eks ikka omad käigud olid seal tütarlastega ka. Ütleme niisugune suurem love story. Siiski jah, tekkis seal, aga noored mehed ju kasvasid, poisid. Ega kõik need asjad ju tuleb läbi teha ja ära proovida, aga mööda ei lähe ju mitte midagi selles suhtes. Kas te mäletate oma esimest armastust? Muidugi mäletan, kuigi hiljem ma saan ka aru, et see on, eks ole, armastust oli esikaugel, see on niisugune, eks ole, mingi koolipõlve kiindumus, brünett, väga ilus tüdruk. Ta elas veel kaugel, tollel ajal ei olnud telefone. Ma ei räägi autodest, ma olin siis, ma ei tea, mingi 13-aastane, nii et tuli jalgrattaga sõita 8 kilomeetrit ja teda kusagilt sealt metsavajalt näha. Muidugi mäletan. Ega me mingist armastusest tol ajal ei räägitud. Nii et tal oleks silmest must ja vaevalt küll seda. Pigem oli lihtsalt sellised, füüsilised rõõmud pigem taga, ma arvan. Ta oli kogu aeg rõõms olemisega. Kui tema kuskile ruumi sisse tuli, siis oli kohe teada, kes nagu vestluse enda peale võttis, ta asus kõike kohe juhtima, ta oli lõbus, oskas nalja teha, humoorikas. Muidugi ta ütles halvasti, tema suurim relv oli ju sõna ja selle sõnaga ta laksas sulle piki pead teinekord, nii et sa lihtsalt nagu kukkusid su enesekindlus, kõik su oleks, su kukkus sinna lihtsalt ta jalge ette maha. See sarkasm ja iroonia tekkis kuskil, ma arvan, pakuksin välja kuskil 8-9 klass hakkas tekkima. Varem ei olnud seda. Ta paistis silma ja ta tahtis silma paista. Ja ta on inimesi, kes tahavad silma paista ja teevad selle nimel ränka vaeva, näevad, aga ei kanna välja. Midagi ei ole teha, lihtsalt ei kanna välja. Ott kandis välja kohe. Mingi küsimus. Lõdva randmega. Nautis seda täiel määral. Mis oli tema jaoks, oli üks väga murranguline periood, oli see, kui ta hakkas Otepää rahvateatris mängima. Siis oli ta võib-olla kõige suurem rahvakunst, kui rahvateatris mängis. Et ta mängis nagu väga kogu hingest.
seda asja, talle sobis see. Et ta nagu lämmatas kõik ülejäänud ära, kes tema ümber olid. Ta tuli tõesti nagu väga-väga hästi mängis seda osa. Ma ei kujuta ette, kust ta selle oskuse võttis. Selline edugeen oli tal raudselt sees. Ta teadis ikka üpris täpselt, mis ta tahab või kuhu ta tahab elus välja jõuda või no mitte konkreetselt muidugi, aga põhimõtteliselt teadis. On olnud igasuguseid katsumusi, on olnud igasuguseid aegu, on tulnud ennast ületada, on olnud raskeid päevi, on olnud häid päevi. Kuid ma pean ütlema, et ka nüüd, mil ma olen, eks ole, vana hallipeaga mees, võin ma öelda teile, et minu elu suurim katsumus oli keskkooli lõpetamine. Kui ta oli kusagil juba vanemates klassides ja nad tegid oma klassijuhatajaga Margarita Mattasega, kes oli nii väga vene vaimustuses, tegid ekskursiooni tollasesse Leningradi. Ja kui siis see Margarita oli nii pahane Urmase peale, et Urmas käis ainult tagahoovides ja andis hinnangut sellele, mis ta seal nägi. Ma usun, et klassijuhataja selle suure pahanduse peale, et Urmas julges nii rääkida, nagu tema seda kõike nägi, tegi õpetaja Mattias vist ettepaneku, et ta välja heita. Oma kooliajast mul midagi helget meenutada küll ei ole ja kui te meenutasite siin minu kooli, tähendab Otepää keskkooli, siis ma pean ütlema teile, see ei ole arvatavasti eriti pedagoogiline, siis lõigatakse see saatest välja. Kui ma praegu juhtun väga harva sellest majast mööda sõitma, siis kõige õudsemad mälestused valdavad mu meeli ja ma alati vaatan kõrvale. Mina olin ju selle õhtukooli või kaugõppe nii-öelda juhataja ja Urmas tuli sellega, et kas ta saaks lõpetada minu juures selle kooli. Kas te mõnda õppeainet armastasite ka? Ma ei saa öelda, et ma mõnda õppeainet oleks kohutavalt armastanud, aga kuivõrd ma enamusi neist vihkasin lihtsalt ja jälestasin, siis ilmselt olid õppeained, millesse ma suhtusin nagu enam-vähem neutraalselt. Ütleme kirjandus ja võib-olla seal geograafia ja võib-olla mingil määral ajalugu või... Sokutasin paar piletit kuhugi ääre peale käeulatusse ja ütlesin Urmasele, et need või need piletid on seal, et vaata, et sa need ikka vähemalt 3 peale ära õpid. Ta oli nõus. Ja tegigi nii. Ta tahtis näitlejaks saada. Sellel, kui mina ei mõelnudki veel vähimalgi määral selle peale. Tema käest ma kuulsin üldse, et on olemas selline koht, nagu on lavakunstiga teeder. Mul ei tõrna midagi sellest. Mis meid võeti vastu 21 midagi niisugust. Nagu see oli sadu neid, kelle hulgast see valik tehti. Urmas oli ise endale loonud pildi näitlejast. Milline see näitleja peab välja nägema? Ta oli selle pildiga väga ilusti ära raaminud. Ja nüüd ta astus selle pildi sisse. Võt selle järgi ta aga neid etüüde ja selle laval tegi. Ja ta tegi neid, nagu Kaaren Raid ütles, Urmas, ma ei taha seda Otepää Rahvateatrit. Ma ei taha seda, ära mängi mulle emotsiooni, ära mängi mulle muret, ära mängi mulle rõõmu. Ole õnnelik, ole mures, ole vihane. Urmas ei saanud aru, mis tähendab ole. Ka Kaaren Raid. Aga saab ju ka teisiti. Sest Nemirovis Santšoko ütles niimoodi, Stanislavski ütleb ka, et on üks tee tegemiseks, aga on ka teine, 3. ja 4. võimalus. Kas te ei saanud aru, aga ma kasutasin seda 2., 3. ja 4. võimalust. Tähendab, ta suhtles
Karin Raidiga kui võrdne võrdsega, sest ta oli väga erudeeritud, tal olid need paksud raamatud läbi loetud, ta teadis, mida ta rääkis väga argumenteeritult. Ja Karin Raid ütles niimoodi, sinu asi on teha, minu asi on rääkida, pea oma suu kinni. Ta oleks pidanud oma suu kinni hoidma. Ta ei oleks välja visatud, kui ta oleks pannud, ei oleks välja visatud siis, kui ta oleks olnud vait. Te astusite lavakunstikooli, kui jätsite õpingud pooleli. Mis võis selle põhjuseks olla? Ta on mu armas. Ma ei jätnud mitte õpinguid pooleli, vaid mind visati sealt välja. Need on kaks erinevat asja. Ma kujutasin seda kooli ette absoluutselt teisena, nii vaimses mõttes, kui tähendab nii-öelda tehnoloogiliselt ja ma ei olnud harjunud sellise mingisuguse minu meelest täiesti katteta korporatiivse vaimuga, mis seal oli ja ma kuidagi nagu ma ei suutnud selles olukorras lihtsalt adapteeruda ja ilmselt ei jätkunud mul annet selleks. Sellest ma saan väga hästi aru, et Jumal kaitses mind, kuigi tookord oli see minu jaoks muidugi tragöödia. Ja kui ma siis käisin seal Urmase kõrval ja tema niimoodi läks ja püüdis kui mehine välja näha, nagu ikka endine Urmas Ott natuke üleolev ja nii. Ja tee peal Urmas äkki hakkab nagu ise endaga rääkima. Räägib ise endale, aga ta räägib ka mulle. Hea küll. Ma lähen sinna pedakultuuri. Aga kultuurnikut minust ei saa. Mis sa tõesti arvad? Et ma hakkan küla rahvamajas mingi külamammidega küla rahvamajas näitemängu tegema. Nõme. See oli ta põhilisel parasiitsõna. Nõme. Iseendaga niimoodi räägib. Ja tead mis? Siis ma lähen Eesti Televisiooni. Aga assistendiks ma seal ei hakka. Diktoriks ma kah ei hakka. Aga võt, mis sa arvad? Tead, ma hakkaks spordikommentaatoriks. Ma arvan, et see mulle täitsa hästi sobib. Ma hakkas sporti kommenteerima, saab vaba olla, emotsioone näidata, olla Urmas Ott särada. Ja aga tead, kui ma olen Eesti Televisioonis jala maha saanud, siis ma teen oma saate. Nii et pane tähele, Tiia, sa veel kuuled minust. Lavakunstikateeria tollel ajal oli ikkagi, see oli ikka Elbrus, et sinna ikka saada, selleks peab olema ikka anne ja tohutu oskus ja oskus ikka ussi mängida põrandal või ma ei tea, kakahunnikut, eks ole, mida iganes. Ja need inimesed, kui nad mingil hetkel nagu sealt välja kukkusid ja meile tulid, siis meie jaoks olid nad luuserid. Tõesti ausalt. Ja võib-olla see oli ka üks põhjus, miks Urmas võib-olla ei tundnud ennast hästi. Et ei ta ei osanud meie kursus või üritustes suurt ja ühikas. Ühika elu tol ajal oli värvikas elu, ütleme niimoodi. Urmas, kui ma nüüd võin eksida, kas ta seal pool aastat vastu pidas? Eks ta natukene tol ajal tavalisest tudengist võib-olla mingil moel erines küll. Et ta ei olnud, ei võtnud õhtul, ei toonud ühiselamusse kasti õlut ja ei joonud seda kuni poole ööni ja ilmselt seda küll mitte. Ja niisugune tavaline tudeng ta ei olnud. Pidas korda oma toas, nõudis teistelt poistelt korda. Ta oli pedantselt puhas korralik. Iga asi pidi olema omal kohal. Kui ta hiljem käis mul külas, siis see oli muidugi naljaga pooleks, aga siis esimene asi, mis ta tegi, ta oli ju pikka kasvu, mina lühikest kasvu, ta läks, võttis ja vaatas, kas kappi otsas on tolmu või ei ole. Lasi niimoodi sõrmega üle. Ja, see oli tavaline. Ma imestan siiamaani, et kuidas Urmas need 4 aastat, mis ta meiega koos õppis, tegelikult ta kulges nagu meiega ühte rada pidi. Aga tema rong oli kogu aeg teiste rööbaste peal. See liikus meiega paralleelselt, aga me ei näinud seda rongi. Tal oli paika pandud, mida ta elus tahab saada ja ma arvan, et seda, mida ta tahtis, seda ta ka saavutas. Ma tahan, et mind teatakse, ma tahan olla kuulus, ma tahan palju teenida, aga see ei ole halb.
et ega ma see tüüp ei ole nüüd kunagi olnud, et nüüd lihtsalt võtta labidavars ja hakata seda viibutama hommikul kella 7 õhtul kella 5 või kusagil seal tehases tööpingi taga midagi töötada, nii et ma ikkagi tahtsin oma elu kuidagi moodi niimoodi ära elada, et nagu eriti konti ei murraks ja siis ma, kui ma õppisin juba pedagoogilises instituudis, siis ma pressisin ennast siia, kuulutati välja televisiooni ajakirjanike kursus, mind ei tahetud veel sinna võtta, ma ei saagi aru, miks ühesõnaga, aga lõpuks mind siiski kuidagi moodi võeti. Ja ma enam-vähem tajusin ära, et tähendab, see on sfäär, kus ma võiksin töötada. Tuuled tõid pilve, mis päikese peitsid. See pidi olema kusagil 69, hakkasin ma Vikerraadios tegema keskeprogrammi laupäevast ja hakkasin sinna saama väga palju kirju. Tavaliselt sooviti, et mängin mingi muusikapala, aga tema kirjutas ka iseendast ja vaat see jäi meelde. Ta oli selline hoogne oma kirjastiilis ja mis oli ka suhtlemises, ega tema ju ei teietanud, kõik teised hakkasid teietama, et lugupeetud see ja see, tema hello Olav ja mina olen siin, tead, eks ole, ja alla teed Urmas, Ott. Ja vaat see jäi meelde. Ta oskas ennast mängida suureks ja ma olen seda paljudele öelnud, et Urmase tõeline tunnus oli see, et ta oskas mängida ennast suureks. Palju on neid, kes tegelikult oskavad mängida, aga nad ei saa suureks. Urmas oskas mängida ennast juba kooli ajast suureks ja ta sai suureks. Kuskil 77-8 tekkis juba see moment, et ma hakkasin teda raadios nägema. Ta lihtsalt tuli, pakkus ja mis oli muidugi raadios päris hea, oli see, et kui sa pakud mõistlikku saadet või mingit mõistlikku ideed, seda ei lükatud kõrvale. Lasti teha. Aga kui sa kõrbesid, siis järgmist korda pidid sa juba päris tükk aega ootama. Eesti vanim teatriveteran, 90-aastane Olga Mikrull. Öelge palun, mis teile meenub, kui ma ütlen, et see oli aastal 1910, siis 68 aastat tagasi, kui te esimest korda Estonia teatri lavale asusite. No ega esimestel hetkedel ei olnud küll mingisugust momenti, et ei, see on midagi enneolematut. Ta ju kasvas ikkagi aastatega, ta kasvas saadetega ja ta muutus järjest paremaks, aga tal oli vaja anda ka võimalusi ja ma arvan, et võimaluste andmiseks ei olnud mitte raadio see koht, vaid oli ikkagi televisioon. Oma mõtteid konstitutsiooni sätte kohta õigusest haridusele jagavad Eesti Televisiooni õppestuudio kuulajad, Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna tööstuse planeerimise eriala diplomant Reet Oja ja Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna 3. kursuse üliõpilane Urmas Ott. Me oleme tänaseks jõudnud juba selleni, et praktiliselt iga noor, kes tõesti tahab kõrgemat haridust saada, sellega saab, sest tõesti õppimisvorme on meil väga palju ja uue konstitutsiooni paragrahv 43 seostub minu jaoks eelkõige loomulikult minu enda kooliga, Pedagoogilise Instituudiga. Eks oli mingisugune kusagil vist noortestuudio saade on niisugune. Mina enam-vähem teadsin, mida küsida ja nemad enam-vähem teadsid, mida vastata. Öelge palun, kas te olete teeninud suurest Nõukogude armees? Jaa, ma olen teeninud Nõukogude armees pärast Pedagoogilise Instituudi lõpetamist, nii nagu see oli ette nähtud, tähendab 1,5 aastat. Ma püüdsin saada ühesõnaga sealt kuidagi välja vingerdada ja siis ma mõtlesin isegi, paljud näitlejad seal käisid hullumajas ja mängisid hullu ja nii edasi. Vingerdasin, mida ma vingerdasin, aga sinna ma sattusin. Ma olin laulu- ja tantsuansamblis Sverdlovskis, see on unikaalne lugu, tähendab laulda ei oska, tähendab tantsida ei oska, mitte midagi ei oska, järsku satub sinna, sellist pretsedenti ei olnud seal veel olnud. Ja siis pandi mind kontserte teadustama, aga kui olid proovid, laulu- ja tantsuansambel, see on, tähendab, see on praktiliselt, niisugune, kuidas öelda, vaba elu, sa pead ainult käima 4 tundi päevas proovil, ülejäänud aja sa oled vaba inimene, tähendab, sa ei pea elama kasarmus ega sööma seda toitu ega mingit hommikuvõimlemist ei ole ja riviõppusi ei ole ja mitte midagi sellist ei ole. Tähendab, sa käid proovis. Ja selle proovi ajal ma siis laulsin kooris
bassipartii. Nii et üldiselt tähendab, ma elasin seal, kuidas öelda, niimoodi mitte halvasti ja ma arvan lõppkokkuvõttes, et see oli, ma pole elus käinud nii palju teatris, ma pole elus nii palju käinud kinos, kontserdil, kui vaat selle 1,5 aasta jooksul. Me otsisime pidevalt meesdiktorit. Ega meil meesdiktorid ausalt öeldes oli suhteliselt vähe ja kõige parem see põld ei olnud. Ja seal nõuded ka ei olnud eriti. Peaasi, et sa hästi oskasid suu lahti teha ja sealt tuli hästi täpne ja kõlav eesti keel. Ta torkas silma sellega, et ta tahtis olla rohkem, kui ta sel hetkel tundus, et on. Ja hiljem selgus, et tal oli jumal õigus olla selline, nagu ta on. Lugupeetud sõbrad, kutsume teid täna kaasa elama esimesele ühistööle Eesti Televisiooni ja Soome Televisiooni meelelahutussaadete vahel. Need, kes tegid temaga ühes ruumis saateid, ma arvan, et need tundsid kõik absoluutselt ühtemoodi, et päike tuli tuppa, päike lahkus ruumist. Ja ega ma ennast mugavalt muidu ei tundnud. Hoidis kõiki inimesi nagu sütel. Ja see oli hea. В Сомском телевидении я работаю диктором, 2 раза в неделю читаю новости, сидя за этим столом. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Vaadates teda aktuaalses kaameras diktorina, sa tundsid, et see on hoopis nagu teine inimene. See ei ole see klassikaline pisut kuri endal sõelda, vaid see on hoopis mingisugune teine tuul, kes aeg-ajalt lubab mingisuguse väikese suunurga kehituse, millest sa saad aru, ärge uskuge seda muudist, mida ma teile ütlesin, see ongi nali. Ja järgnevalt ma räägiksin teile meie saadetest täna õhtul. Ja kui tarvis, kui on vaja, diktor tantsib kogu aja. Läbi prožektori sära, libiseb luigena ära. Ta tahtis saada kuulsaks. Siin ei ole mingit kahtlust, et see oli mingisugune niisugune vaheetapp. Mis see AK lugemine siis ikka on? Eks ole maailma kõige lihtsam töö. Tuled, istud, loed ära ja lähed koju. Et sellest ei tunne, ma ei usu, et keegi üldse mingit väga suurt rahuldust. See oli ikkagi õppimise saade, see ei olnud mingi eputamise saade, et sa tuled kilinad-kolinad ümberringi ja oled seal väga ilus. Ka see stuudiokujundus oli meil väga askeetlik. Laud, mille peal oli minu arvates üks vana igalt poolt läbi käinud lillepott ja 2 tooli. Teda pandigi tähele selles saates, nähti, et temas on potentsiaali, et tal on tahtmist, et tal on välimust, tal on karismat, tal on energiat ja ta jäi meelde. Me alustame suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäevale pühendatud teise üleliidulise rahvaloomingu festivali kontserdiga siin Estonia kontserdisaalis. Здравствуйте, уважаемые друзья, здесь в этом зале и дома у экранов телевизоров. Tänane saade sarjast Estraadi tähestik portreteerib üht sellist igiliikujat Eesti levimuusikas. Ja sellel ajal ma olin teinud umbes 50 saadet sarjast Estraadi tähestik. Ja ma pakkusin ka meie peatoimetajale, et mina seda enam ei tee. Ütlesin, et aga Urmas Ott võiks proovida. Ja nii läkski. Kuidas teile üldse meeldib, kuidas praegu Eesti estraadil lauldakse? Oleneb sellest, kes laulab. Tema esimesed saated olid suhteliselt selles mõttes tagasihoidlikud, sest et stiil oli selline vähe bravuurne. Head vaatajad, ongi praegu kõik. Päevalõpuudistega me oleme eetris kava kohuselt 23.10 või... Urmas, et kuule, räägi, kuidas sinulga läheb. Ja ma tean, et ma olen sind teleekraanil näinud. Sa oled diktor.
kõrriauguni uudiste lugemisest, ma ei taha seda teha. See on jäle Tiia, ma olen tüdinud, ma olen väsinud sellest. No tead, ühte teist pakutakse, aga ma ei taha seda, Tiia, sa aru. Ma ei taha olla ettur Eesti telemaastikul malelaual. Ma ei taha seda, ma ei taha. Tead, ma lähen Moskvasse. Ma lähen Moskvasse, sest ma tahan oma saadet. Ma tahan sellist saadet, mis oleks minu näo ja käe järgi tehtud. Ja ma tahan, ja ma saan seal kuulsaks. Selle tutvus sündis suvel ja Ott tuli, et kui teeks saadet Moskva lauljatega. Ma ütlesin, mis me hakkame tegema venekeelset saadet Eesti televisiooni, et kõik tõstavad käed püsti, ei lasti seda teha. Aga siis Ott ei andnud rahu, ta tuli tööpäeva lõpus uuesti, et teeme tõlkiga. Это передача из нашей новой серии передач «Телевизионное знакомство». И здесь будут представлены в течение этой серии самые такие яркие личности из разных профессий, которых наши телезрители знают именно по телевидению. Ma olen tõesti neid inimesi, kes on teinud oma nime siin Eestis läbi Moskva, läbi Venemaa. Sest kui seda šanssi ei oleks olnud, ma ei tea, kus ma siin Eesti televisioonis istuksin, mis oleks see töö, mida ma teeks. Ну что ж, начнем сначала. Вы родились в 1935 году, 12 ноября, в городе Харькове. Какая была вообще ваша семья и, так сказать, ваши первые вообще воспоминания о жизни своей? Ну, во-первых, вы меня сейчас огорошили тем, что, знаете, когда мне было 20 лет, я думала, что если мне будет 30 лет, я себя уничтожу, потому что это уже старость, потому что это ужасно. А сейчас вы прямо назвали все так, понимаете? Энциклопедия, это вчера читал. Я понимаю. Я сейчас опомнюсь. Да, значит, вы все знаете, значит, вам все понятно, значит, все ясно, сколько лет и все такое. Значит, пойдем по прямой дороге. Ja mõnedele nad käisid veel Viitnal, viisid Kultsenko Viitnale, näitasid kõik seda kõrtsi ja Jaan siis veel ütles, et issand, et Kultsenko tõmbas terve viina sisse nagu niuhti. Ja sealt tegelikult see asi lahti läkski, nii et Jaan sõitis siis jälle kommikarpide ja Vana-Tallinnaga Moskvasse, sai need salvestusajad, montaaži asjad ja siis Urmas tuli kohale, tegi oma saate ära ja nii nad töötasid sellel koos. Вас пригласили на центральное телевидение или вы как-то сами предложили свое? Нет, конечно, пригласили. Вы что, думаете, что я просто с какими-то рулонами ездил в Москву, чтобы пробить свои передачи там? Нет. Нет, это обычно так бывает, да. По правилам это так бывает. Но тут как раз это получилось наоборот. Просто сделали предложение оттуда. А что вы тут все время снимаете? А ну-ка покажите, что у вас там. Такие встречи. Что вы говорите? Покажите. Понимаете, и так это получилось. Это естественно, я думаю. Хотя, с другой стороны, это не естественно, потому что это все-таки очень редкие случаи, понимаете? Moskvat muidugi hämmastas see, et Eesti televisioon suutis nõusse saada väljapaistvat number 1 tegelasi, keda Moskva ise ei olnud kasutanud. Aga need esinejad lihtsalt tahtsid esineda. Вы спросите, какой у меня период? Алла Борисовна, как вы считаете, вот сейчас у нас конец 87-го года, какой у вас в жизни период? А вы спросите об этом Пауса, он знает. See igatsus tõenäoliselt sellise glamuurse elu järgi, eks ole, Moskva, Peterburg. Ta jõudis sinna Otepäält. Olemata juut jõudis ta Kesktelevisioonis paigu kaugele. Hämmastab. Muutuda vene inimeste jaoks omaks, see on paras trikk Eestist tulnud poisile, Otepäält tulnud poisile.
kust see tuli, ei tea. Mis geenid need on, ei tea. Aga nad pidid tal olemas olema, seda ei saa, ütleme, mängida. Ma arvan, et ei saa. Это интересно, ну что? Ma pean ütlema, et Urmas esimesi saateid kritiseeriti tugevasti, nii telepraktikute poolt, kui eriti veel teleteoreetikute poolt. Lauristin ütles, et see ei ole ajakirjandus üldse, mis Urmas teeb. Jaak Allik oli ka see, et ta korraldab suuri ekraani piinamisi või et piinab neid inimesi nii, et Visnap oli üks, kes kritiseeris teda, et see pole ka nagu kohane teleprogrammi. Minu arvates olen ma olnud õigel teel. Tähendab, see, mida ma olen nagu tundnud ja iseenda jaoks välja mõelnud, on osutunud õigeks. See maneer võib paljudele mitte meeldida. See võib paljudele vastu käia ja nii edasi. Seda jora ei tasu lihtsalt kuulata. Kui ma hakkan kuulama igat inimest, kes haugub ja kellele mitte miski mu saates ei meeldi, siis ma ei saa üldse mitte midagi teha. Tähendab, ei meeldi, siis palun vaata midagi muud, mis sulle meeldib. Aga tähendab, see olen mina, see on minu nägu, see on minu maneer, võtad vastu, olen õnnelik, võtad, ei ole mitte midagi laha. Kui ei oleks olnud perestroikat, ma arvan, et Urmas Otist me kui midagi ei kuuleks. Kõik see, mida ta tegi, oli võimalik ainult juba teatud meediavabaduse tingimustes. Enne seda see kõik oli võimatu. Venelased armastavad pihitooli. Ja Urmas pakkus neile seda pihitooli nendel aastatel, kus tundus, et niimoodi enda väljakäimine, ausalt rääkimine, ka eksponeerimine, need käivad alati käsikäes, aga see oli tohutu võimalus venelastele. Ilmselt Urmas tundis selle ära ja kes televisioon tundis selle ära, et nüüd on see aeg ja nüüd paneme poisid pedaali põhja. Да. Спасибо, господин Горбачев, за это интервью. Мне было очень интересно с вами познакомиться. И это еще фантастическое интервью в том плане, что мне в течение этого часа ничего не удалось узнать с того, что меня на самом деле интересует. Это моя ошибка роковая. Спасибо большое, всех благ, и спасибо еще раз за то, что нет уже коммунистического строя и коммунизма. Спасибо. Ma olen ühe korra Moskvas käinud niimoodi, et oleme koos kõndinud üle Punase väljaku ja minu meelest me ületasime seda Punast väljakut mingi 2 tundi, tähendab see, kui autogrammi tund ja pildistamine ja vaata, kui üks inimene tunneb ära, siis järgmine vaatab, et oi, ja tormab ka juurde. Ja kui see on ikkagi, tähendab, nende iidol, eks ju, järsku, kohe siin käega katsuda, nad olid ikka, see, ütleme siis nagu see aura oli nagu positiivsusest lõhki minemas. Kui tulid juba Kesktelevisioonist suurepärased retsensioonid ja oli ka küsitlused, kus Urmas oli kõrgetel kohtadel, siis ei olnud midagi enam teha. Nii öelda, ka need, kes alguses teda kritiseerisid, ütlesid, et et see on tegija. Годы 2 и 3, что не говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Годы 2 и 3, что не говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет. Arvan, et Urmas oli mingil hetkel kõige tuntum eestlane statistiliselt. Tema oli kindlasti üks neist, kes lõi sellest Eestist sellised lääne ja eesrindliku ja teise stiili ja ma ei tea, glamuuri ja mingi sellise imagu. Kõva tegija.
erinevalt paljudest teistest inimestest, kes ootasid suuammuli-kapitalismi saabumist, tähendab, ma üldiselt teadsin, mida see tähendab. Ma olin kapitalistliku maailmaga kokku puutunud ja mul oli väga hästi selge see, et sellesse formatsiooni ei siseneta 2 kätt taskus. Seal peab olema ka krediitkaart ja ma ju nõukogude perioodi lõppu siiski, kus ma väga aktiivselt, ütleme, esinesin Nõukogude Liidus ja teenisin tõesti selle aja kohta kolossaalseid rahasid. Ma ühesõnaga konverteerisin loomulikult neid rahasid ja ma kindlustasin ennast selleks eluks, mida ma ootasin ja mida ma teadsin tulevat. Noh, meie lauljad on ju tohutud auditooriumi Venemaal kokku ajanud, aga ma ei tea ilmselt kedagi, kes oleks rääkides suutnud Venemaal niisuguseid auditooriume kokku tuua. Ma arvan, et seda nimetati kontserdiks. See vist ei olnud kohtumine Urmas Otiga. See oli kontsert. Ta kõndis mööda lava, ta rääkis kogu aeg, ta nägi väga hea välja. Ta kirus suhteliselt lahtiste kaartidega kogu seda nõukogude korda. Ma isegi ühel hetkel ma mäletan, ma mõtlesin, et et kui kaugele sellega võib minna, aga saal nautis seda täiega. Niisugust asja ei oldud varem nähtud ei televisioonis ega tõenäoliselt ka laval. Et keegi oleks olnud nii mitmehäälne pill, nagu Urmas oli. Ja mitte ainult ülevad noodid, vaid ka kurvad ja sellega ta saali hoidis ikkagi, et selles mõttes ta oli ikka kunstnik. See on täiesti selge, kui siin inimene, kes töötas 6 aega ja sai selle eest ütleme 300 või 500 rubla, siis mina sain ühe kontserdi eest 2000 rubla, 3000 rubla. Ja mul oli 2 kontserti õhtul. Tähendab, siin ei ole mõtet minu raha lugeda selles mõttes, sest et ma ei loegi seda. Sa pead ka, eks ole, ikkagi vedama selle publiku välja või sa pead ikkagi keegi olema või sul peab olema ikkagi millestki rääkida. Ja seista, ütleme, 4 tundi õhtul 2 kontserti järjest laval, kui sul on 2000 inimest vastas ja hoida seda saali peos, ega see ei ole niisama nali. Nii et mul ei ole makstud ilma selleta. Ma olen ise selle raha teeninud. Inimesed on tulnud, et mind näha ja on nõus olnud minu eest maksma kõik. Ma olen vale inimese ütlema, aga nähtavasti see kuulsus, ma lihtsalt oletan, et see ühel hetkel väsitab ära lihtsalt, eks ju, ja sa tahad et kõik pürgivad ühel hetkel tippu, kui sa tippu, siis avastad, et sa tipus üksinda, eks ju, siis tegelikult on mul isegi tunne, et ta tahtsin sealt alla tulla, et midagi niimoodi. Ja kui pärast troika lõppes ja need väravad hakkasid ka Venemaal niimoodi sulguma, siis sulgus ka värav Urmase jaoks. Selleks sarjaks oli aeg lihtsalt möödas. Tähendab, kõigepealt oli situatsioon televisioonis muutunud väga palju nende aastatega, mil ma olin olnud, ma mõtlen Ostankinos seal ekraanil. Oli tekkinud väga palju huvitavaid saatesarju ja uusi tegijaid. Ma saan ju suurepäraselt aru, kes olid paremad kui mina. Mul oli lihtsalt aeg lahkuda ja teine asi on see, et seesama teletutvust, ma olin lõpus juba viimase hooaja sellest nimest. Tähendab, mind häiris see nimi, see mattis mind füüsiliselt. Ma olin sellest tüdinenud, see ahistas mind, see piiras mu võimalusi. Kui ma kuulsin seda signatuuri juba, siis mul tõusid ihukarvad õudusest püsti. Saad aru, igal asjal on oma aeg, igal asjal on oma algus ja oma lõpp. Останься, молодость, побудь со мной, пожалуйста. А если можешь, оставайся навсегда. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые. Осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Kui sa küsid, kas elu tähetund on möödas, siis muidugi möödas. Tähendab täiesti selge, et möödas. Kuigi ma arvan, et võib-olla tulevad veel mingisugused, tähendab, ma ei ole varsti saades 40-aastaseks enam, ühesõnaga tulvil optimismi, et jumal, veel nii noor ja kui palju on ees ja reipust ja entusiasmi ja kõike seda loomulikult seda ei ole. Loomulikult on see etapp läbi, aga midagi võib veel tulla. Siis oligi tegelikult see, et kuna tegelikult ma pidin tegema mingeid telelavastusi, siis tuli Urmas oma ideega, et kuulete, ka teeks kaarte plaanisi.
Eesti Televisioonil ei olnud järjekordselt raha, finantsi, suutlikkust ja siis Urmas pöördus tegelikult Evelin Meiuse poole. Et siuke asi, et stuudios oleks tarvis ka nagu mingisugune laud ja mingid toolid ja mingid juksed. Ja siis tegelikult Evelin Meius ostis oma firma rahadega siis Eesti Televisiooni esimesse stuudiosse selle laua, mis siis kogu selle kaarte planši all töötas ja need toolid. Nii et ma arvan, et laias laustus mingi 30 000 Eesti krooni oli siis see nagu see tühjas stuudiosse kujundus. Urmasel oli väga oluline, ta alati kasutas väga sageli oma jutus sõna esteetika. Kõik pidi olema esteetiline. Stuudio keskkond, stuudio ruum, see, kuidas laud säras, kuidas ta riides oli, mida joodi, kus kohvitass, kus veetass seisis. Meil oli mingisuguseid vestlusi ekraanil suitsetamise ümber. Aga Urmas oli nii nagu tugev tegija ja nii tugev isiksus ja nii oluline Eesti Televisioonile, ma arvan, et ta sai kõike, mida tahtis. Kas sa nüüd oled oma isiklikus elus õnne leidnud? Ei ole. Ei ole, sellepärast, et huvitav, kas sa oskad mulle öelda üht inimest, kes on õnnelik oma isiklikus elus? Mina küll ei tunne kedagi. Ma kujutan, et sellised on olemas. Väga võimalik, aga ma arvan, et õnnelikud on need, kes elavad sellist külma ja mõistuse elu ilmselt. Kas sa oma karjääri jätaksid õnne nimel isiklikus elus? No vot, see on nüüd tõesti raske küsimus. Seest ka viimane. Momendil võib-olla tõesti. Mul on tunne, sellest on võib-olla inetu rääkida, aga mul on tunne, et väga paljud mu kolleegid on surnud rahu nende põrmule või elukutsest lahkunud, ilma et nad oleksid lõpuni teada saanud. Kui raske see elukutse tegelikult oli, kus nad on töötanud. See on nagu tennisemäng, tähendab intervjuu, tähendab seda ei saa selgeks õppida, selle asja võlu ja kaif ongi selles. Situatsioon ei kordu mitte kunagi. Kui ta kordub alati mingisuguste modifikatsioonidega, mingisugusel tähendab teisel kujul. See pall tuleb kuidagi teistpidi pööreldes su reketile või tuul segab teda kusagilt kolmandast kandist ja nii edasi ja samamoodi intervjuus. Tähendab, arvatavasti ongi võlu selles, et sa ei saa mitte kunagi selles elukutses öelda, et sa valdad seda elukutset. Ja tennis oli selline ala, mis talle meeldis ja minu treenid olid muidugi talle kahtlemata palju raskemad ja vähemalt huvitavamad, eks ole, kui sa saad õpetust ja märke ja ega ta arenes. Ma võin ühe loo rääkida, mis näitab seda, et kuidas ta oli, milline proff ta oli tegelikult. Oli see, et tuli üks esineja, kes Krimmitoast ütles, et kuule, võib-olla sellest emal ei räägi. Ja Urmas ütles, loomulikult, milles küsimus? Mis nalja, loomulikult me ei puudu. Kuna ta ütles, et põhiline saade puudutab tennist, siis miks ma pidin mitte puitlema seal või vastu midagi, ei. Väga leppisime kokku, et teeme selle saate ära. 3. minutil. Kuule, kuidas selle asjaga oli? Põmm. No ta armastas niisuguseid ootamatusi või ta ootamatu üllatusi teha. Ja ta ütles, et nüüd me räägime sellest. See oli niimoodi. No ega see moment ei olnud eriti kerge, jah, kui ta ütles seda.
et kui saade ära lõppes, siis ma läksin alla, siis Urmas ütles, et tead, kui ma oleks seda küsimust küsinud, siis oleks homme Õhtuleht ja kõik need lehed oleks täis olnud. Miks ei küsitud? Miks Urmas seda ei küsinud? Tähendab, oleks läinud. Aga praegu, kui ma selle ära küsisin, siis järgmisel päeval, seda ei küsitud ära mitte kunagi, sest selle minu saates ära rääkinud. Ja nii oligi. Et Urmase tehnika oli tegelikult saatest saatesse korduv. Noh, ütleme väga lihtsustatud viisil ütleksin, et inimene tuleb suruda võimalikult ruttu seljaga vastu seina. Ja siis hakkab tulema, sest seinast enam taganeda pole kusagile. Tuleb öelda, et sa oled siga. Ja siis inimene hakkab ennast kaitsma, aga seda tuleb öelda nii hästi, nii intelligentselt, nii armsalt, nii usaldusväärselt. Et inimene hakkabki tõestama, et ta ei ole seda. Ja selle nipi peal, nipiks ei tohiks seda nimetada, aga selle vastanduse peal töötas enamik, ütleme, Urmase intervjueerimistehnikast. Ja hästi töötas. Ja kui inimene oli hästi ettevalmistatud ja jäänud vahele mingi asjaga seal, siis saate külaline tuli saatest alati välja sümpaatsemana, kui ta saates sisse läks. Kas te olete kunagi tundnud, et teie saate külaline on teist üle ja võtab saatejuhi ohjad oma kätte? No vaadake, see on üks niisugune kompleks, millest räägivad mõningad minu kolleegid. Tähendab, kes pärast igat saadet on ainus probleem, kes kellele ära tegi. Eks ole, kas oli üle või ei olnud üle, kas pandi paika või pandud paika, see ei ole üldse minu probleem. Mind see absoluutselt ei huvita. See tund aega on minu jaoks oluline, et te vaatate ja et te nii-öelda ei vaheta kanal. Ma mängin seda mängu, see on kriteerium. Ma tänan teid, kõike head, bye. Elu läheneb lõpule ja tuleb kuidagi väärikalt lõpetada ja õige aeg oleks ilmselt üldse ära minna televisioonist. No selles mõttes teha lihtsalt oma koht vabaks, sest ega siin ei ole mõtet. Siin on väikesed palgad, siin on üldiselt kehvad tingimused. Nüüd käia lihtsalt sellepärast, et mind televiisoris näidatakse. Tähendab, sul peab olema ikkagi mingisugune asi, mida sa siin teed, mis sind ennast huvitab. Tähendab, see on peamine asi. Sa pead endale välja mõtlema mingisuguse asja või saate sarja või saate, mida sa teha tahad. Sest elus on mõte, et tähendab, on 2 liikuma panevat jõudu. Need on ühesõnaga, kas siis tähendab raha, tähendab minu jaoks vähemalt. Aga no raha ei maksta siin ju, sest siin ju lihtsalt keegi ju sureb, kui juba jutt on $500, ma ei tea, eks ole, sest talle tundub, et aga pensionär saab meil siin selle aasta jooksul nii palju, no ja nii edasi, need on võrreldamatud asjad. Või siis on see, et see tõesti mind huvitab. Head uut aastat, kallid televaatajad! Head uut aastat, armas Enelin! Ja luba ma tänan sind selle ilusa aasta eest 1993. Tagantjärgi analüüsides oli see peaaegu täiesti mõeldamatu, et Urmas Sott tuleb Kanal 2 esimest vana-aasta õhtut juhtima. Aga nii juhtus. Tere õhtust, head vaatajad! Mul on suur rõõm tervitada teid Enelini ja Kanal 2 poolt täna õhtul siit Tallinnast, Pirita teelt, Lille paviljonist. Ma võtsin vastu, sest mulle maksti selle eest kolossaalselt palju. Tähendab, ma esitasin omad tingimused, mis oli lihtsalt üle mõistuse suur summa. Ma olin kindel, et seda ei maksta ja sellega lugu lõpebki ja see summa maksta. Enelin ja Urmas suhtlesid teatud perioodil väga tihedalt. Ma lihtsalt väga tahaksin, et kui natuke me muutume paremaks, siis ma olen saavutanud 94. aasta ettevõtmisel. Enelin, see kõik on väga kena, mida sa räägid, naiselik, kena, suurepärane, sa näed suurepärane välja ja nii edasi. Kas sa ei saaks veidi konkreetsemalt? Ja kui midagi naljakat mul meeles on, siis mul on meeles, et Enelin tegi Urmasele ühe kampsuni kingituseks, mis kuulsad vene kunstnikud olid valmis teinud. Ja siis anti see kampsun üle ja siis Urmas ütles, mõned inimesed võiks ikka teada, et ma ei armasta pruune toone. Järgmisena oli see, et
Enelin läks, võttis köögisahtlist käärid ja lõikas kampsuni niisugusteks pisikesteks tükkideks. Kas Urmas Meiuses oli armunud? Selles ma... Ta oskas nagu kõigi inimestega nagu kuidagi niimoodi inimestesse suhtuda, et inimestel jäi selline mulje, et nad on Urmase sõbrad. Urmas nagu hindab neid, ta oli nagu soe inimene, eks ju. Enelin oli niivõrd kiindunud Urmasesse ja oli kiindunud ka siis, kui ta ise oli minekul, siis ikka ta ütles, kui ma tulen Eestisse ja tulen kuskile siia mere äärde korterisse, sest ta teadis, et Urmas armastas merd. Siis ta oli isegi nii veider, et ta ütles, et ma teen Urmasest, lasen teha Prantsusmaal vahakuju ja panen selle akna alla enda vasta istuma. Abiellumine ei ole mulle olnud iialgi mingisugune spetsiaalne elu eesmärk, kuigi aastat 20 tagasi ma tahtsin näiteks meeletult abielluda. Ja mul oli tütarlaps, mul on tunne, ma armastan teda praegugi, et temaga ma oleksin abiellunud. Aga tookord ei olnud mul absoluutselt võimalusi, mul ei olnud korterit, mul ei olnud raha, mul ei olnud haridust, ma ei olnud mitte keegi. Ja siis läks see aeg mööda ja nüüd olen ma harjunud ära niivõrd mugava eluga, et ma ei kujuta küll ette, et ma peaksin kellegagi koos elama või kedagi taluma või... Ja ma arvan, et see rong on küll läinud. Ega tal oli valusad teemasid teisigi, millest ta eriti rääkida ei tahtnud. Üks teema oli tema üksindus ja selles samas esimeses Selaviis saabus ju ka kuulaja küsimus Urmas Otile, kas te olete homoseksuaal? Sa ju väga hästi tead, et sinu kohta, nii nagu väga paljude teistegi kohta räägitakse, ta pole abielus, ta on homo. See on lihtsalt klassikaline variant. See on räägitakse, väga hea, et räägitakse. Ma olen ikkagi absoluutselt seda meelt, et inimene elab ühe korra elus ja ta peab alati oma kaifi saama sellest, millest ta selle kaifi saab. Ja kui küsimus on selles, kellega mina magan, siis mina magan üksinda, tunnen ennast suurepäraselt. Ta isegi pärast saadet tänas, et hea oli, et see küsimus sai esitatud, aga sellest ei tekkinud mitte mingisugust tüli. Tüli võis tekkida ainult sellest, et sa julgesid tema jumalust natukene kas tögada või midagi tema kohta kirjutada või öelda. Kõige suurem selline, mitte minu jaoks, aga paljude jaoks oli tema afäär, kui ta luges ette 22 bussi peatused kesklinnast kuni lennujaama. Lähed bussi sisse ja Urmas Ott ütleb järgmine peatus. Mis asi see on? Ja hakkasime aasima, et kas sa said selle eest nii palju raha või mille pärast sa tegid, sest oleme ausad. Ega Urmas nüüd päris ilusate silmade eest mitte midagi ei teinud. Aga siis ta ütles niimoodi, alati võib mingisuguse afääriga tekitada tähelepanu. Ta tekitas tähelepanu, mitte midagi pole teha. Ta tekitas ka alkoholireklaamiga, ronides mingisuguse Kreeka pudeli kõrvale ja samas teda teades, ta vist, ma ei tea, kas ta on üldse seda metaksat joonudki, aga reklaami ta tegi. Küsimus on ju, kõik on ostetav ja müüdav. See on absoluutselt minu seisukoht. Kusjuures ma praegu kujutan ette, kuidas inimeste raadiotes juures karjatavad, ei, kõik ei ole müüdav. On küll, tähendab, alati kõigel on oma hind. Et ega minu niisugust suurt aatelisust eriti ei ole. Ma olen ikkagi pragmaatiku. On lahti suuja rippujal, on tulena ja päästa saab meid kõiki Eestimaa. Kuid enne seda sööks veel palju sinki ja õlut kuute sorti peale joo. Lakos
muste särki vedaks kõhtub ringi ja võtaks elu kõik, mis ime toob. Ime on teil puunapall. Ma ei arva, et tähendab tagasihoidlikkus kaunistab inimest ja mida suurem on kunstnik, seda tagasihoidlikum inimene ta on. Tähendab, ma ei tea, kes selliseid lollusi välja mõtleb ja kes seda nõukoguliku kommunistliku pläma propageerib. Ma olen näinud väga palju suuri kunstnikke, aga tagasihoidlikke inimesi ma nende hulgas eriti kohanud ei ole. Tähendab, see on absoluutselt, see on mingisugune variant vaestele, mida propageeritakse. Ma ei tea, mingisugune vagaduse niisugune, ma ei tea, mingisugune kunstlik tekitamine elanikkonnas. Sest et ma tean loomulikult, kes ma olen. Oma hinda tean ma loomulikult. See oli tema idee. Ma arvan, et ta sai selle idee sellest, et kas aasta või paar enne seda oli ka üks aastavahetuse saade, mis nad juhtisid koos Reet Ojaga. Aga tundes Otti, sinna kõrvale väga palju ei mahu ja siis ta mõtles, et mis Reet Oja, ma teen üksinda. Ma mäletan seda, et see, kui ta sellest esimesest saatest aastal 1993 mulle rääkis ja see oli see hulk, mis ta sinna planeeris, oli alguses mõeldud 4-tunnisena, aga see saade tegelikkuses oli 6,5 tundi. Mulle tundub, et meil on olnud võib-olla tõeliselt 2 niisugust Eesti telestaari. Need ongi Urmas Ott ja teiseks ma paneks Maire Aunaste. Tõeline telestaar peab olema see, kes ka ise naudib seda telestaari seisust ja seda rõhutab. Ja need 2 minu meelest seda tegid ja me oleme kõik väga armastanud televisiooni endas läbi nende aastate, aga et olla tõeliselt suur telestaar, peab armastama suuresti ka iseennast televisioonis ja seda nii heas kui ka halvas. Staarid, need on üksikud ja ära valitud inimesed. Kõik need, kes näitavad oma nägu ekraanil, ei ole kaugeltki staarid ja ei saa mitte iialgi staarideks. Staar, see on absoluutselt eristaatus. See on inimene, kes on välja võidelnud kas ise oma tööga või mingisuguste juhuslike asjaolude kokkulangevuse tõttu endale eristaatuse. Staariks on saanud Urmas Ott. Ma absoluutselt ei häbene seda, loomulikult ma olen seda. See on täiesti selge. Saatejuhid teevad saateid. Tähed teevad iseennast. Minu arvates Urmas algusest peale kuni surmani tegelikult tegi kogu aeg iseennast. Aga selliseid inimesi on väga vähe. Ja mõnel läheb õnneks, mõnel ei lähe, temal läks. 91 meetrit, Ago Markvardil 243,5 punkti. Ago juhib seda hüppevõistlust enne seda, kui Fred... Jaanuaris 98 Olev Remsu kirjutas ühe loo. ETV saatejuhtidel on üldiselt väga vilets keelekasutus. Ent kõige halvemad neist on sporditoimetajad. Neist omakorda halvim Toomas Uba. Sorav jutt, oskuslikud reageeringud, meeldiv hääletämber, paindlik ja emotsioonidele vastav hääletoon, olgu hea välimuse kõrval telemehe tunnuseks. Ubal pole neist ainukestki. Ma ei tea, kui minu kohta oleks keegi midagi taolist öelnud. Ma oleks praegu surnud. No mida siis mina, kes ma olin teleajakirja Nädal peatoimetaja,
pidin tegema. Loomulikult ma nagu ema lõvi kargasin oma juhtkirjas välja ja ütlesin, et see on ikka väga suur ebaõiglus, mis siin praegu on tekkinud ja et mitte jääda üksikuks hüüdjaks hääleks kõrbes. Palusin 7 telemaja inimesel kommenteerida, mida nemad sellest arvavad. Ja ta ütles täpselt 3 lauset. Teleajakirjanik Urmas Ott ütles, ma ei taha Remsu taolise sitapeaga üldse tegemist teha. Sellise idioodist grahvamaani peale ma sülitan ja siis tuli veel 2 tegusõna. Need ma panin 3 mõttepunktiga. No üsena, need on tegevused, mida tehakse nii, et teised ei näe. Ja edasi ütleb Urmas, Uba on suurepärane spordireporter, tema reportaaž on nauding kuulata ja mul on sügavalt kahju, et eestlastel on veres neid, kes vähegi esile tõusevad poriga loopida. Ta ütles ühe lause veel, et ja täpselt nii kirjutagi, selle me võtsime välja. Nii, aga mis sai edasi? Olev Remsu luges loomulikult meie nädala ajakirja ka. Ja ei läinud kaua mööda, võib-olla päev või 2, kui sai teatavaks, et Olev Remsu annab meid kohtusse. Mind oli vaja selleks, et Otti ennast ei võetas kohtusaalist vahi alla, sest tema esialgu arvas, tema on kohtuistungil ka peakamandaja. Ja minu meelest Oti kohtuasjad, juriidilised probleemid ei olnud advokaadi jaoks üldse mitte keerulised, vaid seda, et hoida Oti kohtuistungil raamides, see oli palju keerulisem töö ja seda tuli resoluutselt temaga sageli teha. Kohus teda peaaegu keelitas korduvalt sellele, kas te vabandate. Ott ütles, et ta ei vabanda. Reaalne kahetsuse avaldamine, eriti kui tegev kahetsus on veel, on ju karistust kergendav asjaolu. Aga ta seda endale ei võimaldanud. Ott ei võimaldanud seda endale. Telekuulsus Urmas Ott peab maksma literaat Olev Remsule 200 000 krooni. Nimelt mõistis Tallinna linnakohus täna Urmas Otilt Olev Remsu solvamise eest 200 000 krooni moraalse kahju hüvitamiseks. Remsule ei meeldinud 3 aasta eest teleajakirjas Nädal ilmunud usutlus Urmas Otiga, kus viimane kasutas Olev Remsuga seoses räigeid väljendeid. Juriidiliselt esimeses astmes võitis Remsu. Sisuliselt inimlikult võitis Ott. Ma arvan, et see Remsu lugu piinas teda ikkagi väga kõvasti. Ta aastaid hiljem ikka pöördus selle juurde tagasi ja rääkis, et kuidas see oli näris, näris, et oli midagi kaelas kogu aeg. Muide, läks palju aastaid mööda. Ja ühel üritusel nägin ma Olev Remsut. Olev Remsu tuli mu juurde ja ütles, ma vabandan. Ja ma olin nii ehmatanud, et see oli nii ootamatu, et ma isegi ei küsinud, et miks ta minu eest vabandab. Ta oleks pidanud vabandama Toomas Uba ees ja Urmas Oti ees, mis mina siia puutun. Mis on teie jaoks püha? Lihtne küsimus, mingit mõistust ei nõua, et välja mõelda, eks ole? Ma heas mõttes räägin, eks ole? Kõik vastavad. Isamaa, Eesti muld, süda, 3 kodu, värvi, tamme, pärgliid ja koidu nii edasi. Aga tekib küsimus, jah, kõik väga kena. Aga mis siis tegelikult? Ei tea. Ei tea. Kui rääkida ausalt, siis ei tea. Võib-olla inimese elu, ma arvan, et iga elu on väärt elamist. Võib-olla see, aga mis üldse, tõesti ei tea.
Ega Urmas suhtus nagu Eesti Televisiooni, ühelt poolt oli Eesti Televisioon tema tööandja, aga teisest küljest pidas ta alati seda Eesti Televisiooni niisuguseks kohaks, kus rikkaks ei saa ja tuleb teha, et see on tema nagu niisugune kodupaik ühest küljest, et seda peab nagu tegema. Ja ühel hetkel sai see aeg tema jaoks lihtsalt otsa. Ja kui ta viimast korda minu juures käis, kui siis Eesti Televisiooni direktori juures, see oli vist märtsikuus, oli aprillikuus 98. Tegelikult ta tuli teatavaks tegema oma seda otsust. Ta ilmselt avalikult ei olnud seda veel teinud, aga ta ütles, et ta lõpetab selle saatesarja. Ja loomulikult ma ütlesin talle, et kus sa lähed ja teeme edasi, aga tal oli see otsus olemas. Ja ta ütles, ta lõpetab ja tal põhiasi oli ta ütles Urmas Otilikult muidugi seda niimoodi naeratades ja ta tuletis jälle meelde seda, et niisuguseid summasid, mida Urmas Ott väärt oleks Eesti Televisioonil kindlasti ei ole. Ja muid ei olnudki. Kuna minu kabineti uks oli lepa uksega vastastikku ja tavaliselt olid need lahti lihtsalt. Oli kõik kuulda. Urmas läks lepa juurde järgmise hooaja plaanidega, see oli 2. juuli ja ka eelarvega. Tookord oli ka soov, et igasuguse ideele esitakse ka kalkulatsioon, palju see maksab. Ei mäleta, ei ole. Niisuguse asja ei ole. Urmas Ott ei ole kunagi minu juurde tulnud uue saateplaanidega. Me olime seda eelmisel õhtul just arutanud detailselt ja Urmas muidugi tõstis kõik summad muidugi 2-kordseks. Ma ütlesin, et need ei ole reaalsed ja nii kui ta Lepp seda kuulis, siis algas kõvendatud niisugune vestlus, mis lõppes sellega, et kirjuta avaldus ja toimi seda. Urmas tuli minu kabinetti ja kirjutas, võttis valge lea ja kirjutaski avalduse. Et Lepp oli nõudnud? Ei ole tõsi. Ei ole niisugust asja. Ma usun, et kui midagi niisugust oleks olnud, siis oleks Urmas Ott seda ise kuskil mäletanud või kirjutanud. Ei, Urmas Otist ei ole keegi kunagi loobunud. Urmas Ott tegi seda, mida ise tahtis. Sa oma naha pärast ei karda? Ei karda. Üldse mitte? Ei. Ma tänan sind. Aitäh, head vaatajad. See oli 2. juuni Carte Blanche, mis kuulus täna õhtul Tõnis Mägile. Me oleme lõpetamas sellega saatesarja Carte Blanche ja mina olen lõpetamas oma tegevust Eesti Televisioonis. Mul jääb üle tänada teid selle pika tutvuse eest ja loota, et elate hästi ning öelda teile parimate soovidega hüvasti. Järgnes tegelikult ju infarkt nädala pärast, nii et ega siin Urmas ei olnud kompromissiks ja ei olnud Lepp. Kindlasti, need küll kindlasti seotud. Urmas Ott oli väga heas vormis, kui ta ära läks Eesti Televisioonist. Ma ise olen niisuguses pingesituatsioonis ka saanud infarkti. Ma ei välista seda. Ma olen üldse kahjuks oma natuurilt selline inimene, kes sisemiselt sööb iseennast, tähendab, kes elab ise küllalt raskelt läbi kõiki oma katsumusi ja oma mingisuguseid samme ja oma käike ja oma ettevõtmisi ja nii edasi. Ja unetud ööd on viimasel ajal üha sagenenud, mil sa esitad endale eksistentsialistlikku laadi globaalset küsimusi, milleks sa seda teed ja milleks sa üldse elad ja kellele seda kõike vaja on ja mida sa siis lõpuks tahad ja mida sa tahtnud oled ja mis sest, et sa selle, mida sa oled kunagi tahtnud, oled kätte saanud, sageneb su mõtetes küsimus ise endale, aga oli see siis väärt seda, et ma seda kunagi tahtsin?
see löök, et teda nagu Eesti Televisioon ei taha. See oli teda siiski hoop, millest ta üle ei saanud. Tere õhtust, head vaatajad! TV1 ja mina tervitame teid sel kaunil kevadisel õhtul ja kutsume vaatama alates tänasest eetrisse minevat 8-osalist saatetsüklit, mis kannab pealkirja 7 päeva mai. Ma olin TV1, kui me tegime seal presidendi valimiste eel presidendikandidaatidega saateid. Minu meelest Ott oli hiilgav. Täiesti teine amploa, poliitika ja Ott oli super hea. Näete suurepärane välja, te absoluutselt ei vanane. No ei tea, vast ikka toimub ikka vananemine ka. On teil olemas mingisugune oma retseptuur? Teete te mingisuguseid maske? Kuidas te nii hea välja näete? Lihtsalt normaalsed eluviisid ja normaalne töö tegemine, aga muud retsepti mul ei ole. Ei suitsule, ei alkoholile, ei seksile ja tulemus on siin näha. Paljud aastate jooksul väga hea. Ma olen ikkagi sellele arvamusele, et inimene esimese poole oma elus teeb endale nime ja teise poole elab selle nime arvel. Ja kui ma nüüd, eks ole, 40-aastasena nüüd mõtleksin, et mind ootavad kusagil ees mingid uued peibutavad horisondid, mille poole ma nüüd lähen ja lähen selle nimel läbi seina, no siis see oleks lihtsalt enesepett ja vale. Mul on lihtsalt üks suur eesmärk, mille nimel ma küll tahaksin minna läbi seina. See on see, et elada väärikalt oma elu lõpuni. Mida sa tahad vast? Mida ma tahan? Seda ma ütlen pärast. Pärast mida? Pärast seda. No, ma ootan. Mis elu sa siin siis elad? Tõesti tavalist? Sina oled üksinda Tallinnas, mina olen peaaegu üksinda New Yorgis. Mis tähendab peaaegu üksinda? Ainult televiisoris räägitakse teist keelt peaaegu üksinda. Mina olen oma mehega loomulikult. Kusjuures mul on väga hästi veel meeles, mida ta mulle ütles väljaspool seda intervjuud. Me saime ju varem kokku, me läksime sealt Manhattanilt, läksime koos selle praami peale ja siis ta rääkis mulle, Maire, kasvata juured alla, kasvata siin juured alla, ära tule tagasi. Tegelikult ma arvan, et tema ots läks alla siiski alates kuskil 2002-2003-2004, võtta siis, kui aasta oli tühi ja võib-olla tulid need suured programmid, nendega ta hoidis ennast veel üleval. Aga siis enam ei olnud ühiskonnas sellist formaati või vajadust üks asi. Tere õhtust, head vaatajad! 16. august 2003 siin Eesti Televisioonis. Järjekordne saade tsüklist Augusti valgus, mil me meenutame viimast 12 aastat Eesti taas iseseisvumisest alates kuni tänase õhtuni välja. See oli minu meelest väga õnnestunud saade, Ott oli sama hea, nagu ta oli kogu aeg olnud. Ja see andis kindlust, et Urmas Ott peaks kindlasti kuuluma taas ETV ekraanil. Ja kui ma Ruussaarel läksin rääkima, et mul on üks hea projekt, et ma tahaksin, et kas sul on võimalust, ütles, et ei ole, mul on vestlussaadetus, mul on kõik lukus, mulle tuleb Urmas Ott. Ma ei saanud nagu just öelda, et me teeme Otiga koos, et oleks tekkinud niisugune ebamugav olukord, siis võtsin kätte, läksin Kanal 2. Ma usun küll, et ükski teine ajakirjanik Eestis selliseid töötingimusi ei saanud, mida Urmas toona sai. Urmas kui kirglik suitsetaja võis seal hotellitoas, mis oli ühtlaselt tema garderoob, krimmituba ning saate ettevalmistustuba alati suitsetada.
alati ootasid teda After Eight šokolaadipakikesed, see oli üks ta lemmikšokolaadist. Oli vahel konjakit, šampanjat ma ei mäleta, aga konjakit oli. Mida ta minu teada mitte kunagi ennem saadet ei pruukinud, aga peale saadet küll vahel. Kanal 2 ja mina tervitame teid siit Radisson SS hotellist ja kutsume vaatama uut saadet sarjast Happy Hour, õnnelik tund. On 4. märts 2004. Tere õhtust kõigile. Ja siin saates külaline, kes on viimase 10 päeva jooksul pakkunud Eestis kolossaalset kõneainet, on jäänud niisugune mulje, nagu oleks havi sattunud akvaariumi. Täna õhtul siin ta on, supermodell Karmen Kass, tere õhtust. Tere õhtust. No, tegelikult jooksute te siit sellest saatest, siit 400 meetrit läbi talvise Tallinna filmi Täna öösel me ei maga esilinastusele. Nii ta on. Õnnitlen. Olete te filmi näinud? Et terviklikult ei ole. Tuli, tegi oma saate. Rutiini järgmine osa oli see kõik alati läbi arutada ja siis ta läks. Keegi ei tea kuhu. Ma arvan, et oma isikliku elu varjamisel oli ta nagu väga-väga osav. Või siis tal seda isiklikku elu äkki ei olnudki. Ma ei ole mitte midagi selleks teinud, et olla spetsiaalselt salapärane. Ma olen lihtsalt selline, nagu ma olen ja mulle meeldib elada nii, nagu ma elan. Mul on ühesõnaga lihtsalt väga palju probleeme iseendaga, mis on vaja kuidagi lahti arutada ja selgeks mõelda. Nii et sellega ma ei ole küll tegelenud, et nüüd ehitada enda ümber mingisugust müüri, ühesõnaga sellepärast, et olla salapärane või anda ainet mingisugusteks juttudeks. Kuigi sa võisid temaga olla tohutult lähedane tööalaselt, siis see ei tähendanud seda, et ta sind oma päris privaatruumi lasi. Ma ei ole kunagi käinud Urmas Otil kodus külas näiteks. Mitte kunagi. Aga samas ma muidugi tean, ta suhtles väga aktiivselt väga paljude inimestega ja tema suhtlusaeg oli öine aeg. Nii et see, kui telefon heliseb kell 12:30, siis hakkab mõtlema, miks ta nii vara helistab. 12:30, no võt, siis ma saan aru, et tal on midagi rääkida. Ja need telefonivestlused olid tegelikult väga pikad ja sealt ta ammutas informatsiooni, tal oli väga hea mälu, ta jättis meelde, ta oskas analüüsida. Ja klatšimist ta muuseas väga armastas. Talle meeldisid iroonilised, võib-olla allapoole vööd naljad. Ja kui need olid väga head naljad, siis seda naeru jätkus tükiks ajaks. Kui ta niimoodi naeris. Et need olid sellised hästi huvitavad vestlused alati peale saadet. Aga kõigepealt tuli töö ära teha. Kõigepealt me tegime töö ära ja siis me rääkisime. On olemas väga palju inimesi, kes elavad paremini kui mina ja on olemas veel rohkem neid, kes elavad halvemini kui mina. Mul ei ole läinud elus võib-olla hästi ja siiski ma olen õnnelik, sest et mul on olnud töö, mul ei ole olnud iialgi vastik teha seda, mida ma olen teinud ja ma arvan, et see on kõige suurem õnn ühele meesterahvale ilmselt see, kui tal on töö, kui tal on olemas elukutse, mida ta naudib. Ja siin on uus külaline, sõna otseses mõttes selle suve lõpu ja selle sügise päeva kangelane MM-hõbe odaviskes Andrus Värnik. Tere tulemast! Tere. Mida tähendab teile, kui teie enda lähedased inimesed, näiteks teie treener räägib kusagil kuluaarides, et no poiss on ju loll? Mida see tähendab sportlasele? Meil on täna aus jutt, eks ole, Andrus? Te ei solvu ühegi küsimuse peale, ma loodan. Okei. Mida see teile tähendab? Ma suhtun sellesse külmalt. Külmalt? See ei tähenda midagi. Ja lõpuks vabanete sellest inimesest loomulikult? Jaa, loomulikult, ja sest ma ei ole loll ja ma tean väga hästi ennast ja et ma nagu ei pööra sellele suurt tähelepanu. No kui sa loed tolleaegseid retsensioone, nii palju kui neid siis tehti, siis ikka Urmas Ott sai nendes hirmsat kriitikat. Ma võin lubada endale väga tihti ülejala tegemist, tähendab ja eksin väga tihti ja mulle andestatakse väga paljud asjad selle nimel, et ma olen Urmas Ott. Muidugi väga paljusid asju ka ei andestata, just nimelt selle sama asja pärast, et ma olen Urmas Ott. Nii et loomulikult
aga ilmselt on see mingisugune imidži küsimus, tähendab, sa oled teatud niisuguse staatuse saavutanud ja see on läinud küllalt palju vaeva ja valu ja higi ja püüdlusi ja illusioonide purunemist ja kõike seda maksma. Ja nüüd tõesti võin ma endale lubada väga tihti, liiga tihti, luksust elada kergemini ära. Me kohtume teiega uuesti nädala pärast uute külaliste, uute teemade, uute mõtetega täpselt samast kohast ja loodame teha, usute või mitte, veel parema saate, kui oli see, mida te praegu nägite. Armastan teid väga, bye bye! Aeg kogu aeg muutus, eks ole. Läbi selle 10 aasta muutus aeg, aga nii-öelda käsitlusviis jäi, nagu sa isegi ütlesid, see mudel nii-öelda jäi samaks ja see mudel hakkas kuidagi tõesti ennast ammendama. Happy Houril oli, nagu ma ütlesin, juba suhteliselt vähe vaatajaskonda. Ega televisiooni üks fenomen ongi see, et inimesed ootavad tegelikult seda, mida nad on sealt kogu aeg saanud. Nad tahavad saada seda sama järjest suuremates annustest, nagu alkohol või narkootikumid, kui ükskord tuleb niisugune pohmell. Ta oleks tahtnud tegelikult jätkata tööd Eesti televisioonis, sellepärast, et paljud need külalised, mis kommertskanal nii-öelda nõudis, et keda ta peab oma saatesse võtma. Ta ei öelnud meile mitte kunagi halvasti nende inimeste kohta, meile kui toimetajatele, mitte kunagi. Aga ma tunnetasin seda, et üsna mitmeid neist ta ei oleks tegelikult intervjueerinud. Esimene külaline saates Jumala abiga kohal. Tere tulemast kuulus Paavo reality show'st Paar. Tere õhtust ära. No, ma kujutan ette, et kui ükskord peaks teie elus saabuma see murdepunkt, et järsku olete te situatsioonis, kus ükski kaamera teid millegi pärast ei fokusseeri oma tähelepanu teile, siis te ilmselt kaotate täiesti oma identiteedi. On teil juba selline tunne? Ma olen sellele mõelnud ja ma arvan, et see saade on andnud sellise hea tõuke, et edasi tuleb teha tööd, näha vaeva, et see tase, see tuntus jääks. Ja ma tean väga täpselt, mul oli see kehaasend ka silma ees, et kui ta niimoodi võttis selle asendi sisse, kallutas keha ette, pani käed niimoodi taha, ütles, mul on erakordne rõõm tervitada teid selles saates ja siis tuli mingi nii-öelda nüüd ammu unustatud staarike. Siis ma tegelikult teadsin, et ta oleks tahtnud öelda, et kuule, sa ei ole see, kes peab siin saates olema. Aga... Mulle ei meenu kordagi, et oleks kanali poolt olnud survet. Me ise tundsime seda survet küll, me Urmasega arutasime, et kes võiks olla nohkem huvipakkuv, atraktiivne. Ta ei saanud võtta kõike, sest tal millegi pärast tekkis ka huvi ja tahtmine võtta ka hästi palju lihtsalt inimesi. Meil oli üks ema tuli oma kooli mineva poisiga toimitame Võrust vist kohale. Aga kanali poolt niisugust survet, et keegi oleks meil helistanud, et nüüd peate selle võtma ja ei, seda ei ole. Minu asi on teha intervjuu, aga mitte ühesõnaga kaubelda, kas see inimene mulle meeldib, tundub ta mulle huvitav, ei tundu ta mulle huvitav. Mulle makstakse selle eest, et ma teen ära selle intervjuu. Ja kui ma hiljem mõtlen nüüd praegu järele oma karjäärile Eesti televisioonis ja sellele, ma ei tea, üle 120 saatele, mida ma tegin Carte Blanche'is, siis kõige raskem on olnud, tead sa mis, neid inimesi saatesse saada, silitada põlve, öelda komplimente, ma ei tea, helistada lõputult, rääkida mingisugust jama. Vaat selleks ei ole ma enam valmis. Mul ükskõik, mis seal vastas on. Peaasi, et keegi teine selle inimese kohale toob. Ainult mitte mingeid kokkuleppeid minu. Ma arvan, et ta nautis seda hetke, kui ta seal stuudios oli, et see oli tema jaoks see, millest ta elas, toitus ja ma arvan, et see oli tema jaoks kõige tähtsam. Selle esteetiliselt nauditava tulemuse saavutamine viisil, nagu tema seda tegi, oli vast olulisem kui see, kas teda loetakse, kuulatakse või nähakse. Ja mida aasta edasi, seda enam see huvi on minus kasvanud. Mind huvitab see protsess ise.
aga mitte see resultaat, mis võib olla seal pluss-miinus, eks ole, Urmas Oti tase seal. Nii et see protsessis osalemine on minu jaoks palju tähtsam. Ta on nagu üks tark inimene on öelnud, et mind ei huvita mitte kohale jõudmine, vaid mind huvitab see matk ise, see teel olek. Kummaliselt on üks mingi aspekt, millest me rääkisime vähe, kusjuures mõlemad oleme väga huvilised. Minu meelest nendes juttudest tuli välja, et ta on ikka kõva reisimees. See oli ilmselt see koht, kus ta oma auru välja lasi ja nautis seda. Talle väga meeldis reis. Üks reis oli Šveits ja Austria, siis olid Belgia ja Lõuna-Saksamaa oli üks reis, Albaania, Horvaatia. Monte Carlo oli veel enne ja need kohad. Ja Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco. Ja räägitakse üldse, et kui tahad inimest tundma saada, siis mine reisima. Et siis avaldub selle inimese tõeline pale ja iseloom. Ja nii oligi, eks me alguses ka niimoodi käisime, vaatasime, kuidagi kasvasime nagu lähedasemaks. Ja neid reised oli ikka päris palju. 3 aastat sai täis, leping lõppes ära ja Eesti Televisioonist tuli ettepanek, et kas me ei tuleks nende juurde. See oleks tähendanud meile mõju, tsiteeritavust ja vaatajanumbrite kasvu. Mainet ka, muidugi. 4 suurt asja. Ilmselt ka usaldusväärsust, 5 suurt asja. Me lõime suvistega käed, et me hakkame sügises tegema Urmas Oti saadet. Me viisime kogu selle eelarve nõukogusse ja ma olin muide 100% veendunud, et seal ei teki probleeme. Aga tekkis. Laua peal olid argumendid, et Urmas Ott on kommerskanali nägu, et Eesti Televisiooni vaataja on ta ammu unustanud. Televisioon oli muutunud, oli tunne, et jah, et ei ja võib-olla ka Urmase enda niisugune võimekus tundus sel ajal olevat nagu natuke küsimärgi alla sattunud, nagu ikka iga inimene on omas ajas. Oli Ringhäälingu nõukogu liikmed, kes ei teinud üldse suud lahtigi, ehkki see otsus lõpuks oli minu mälu järgi üksmeelne. Aga Jaak Allik oli üks inimene, kes ütles, et Urmas Ott ei sobi sellise oma olemusega avalik-õigusliku televisiooni. Seda mäletan. Sinna taha võib otsida poliitilisi, ma ei tea, mis iganes meeldimise ja mittemeeldimise tegureid ja Ringhäälingu nõukogu oli ka poliitiline organ, aga ma arvan, et põhipõhjus, miks Urmas ei ilmunud Eesti Televisiooni ekraanile, oli see sama kohutav rahanumber. Ei hakka seda praegu ehk nimetama, aga sellest oleks saanud väga mitu teleseriaali. Summa oli ülekandejaama võrra väiksem, kui me Kanal 2-st küsisime. Me isegi ei tõstnud mitte ühtegi senti, see oli täpselt sama, me oleks läinud edasi. See oli veel see summa, mis oli 3 aastat tagasi tehtud, 3 aastat oli edasi läinud ja see ikka ei suurenenud. See ei olnud teema. Ma ei usu, et see probleem oli. Eesti Televisiooni majas on kadedust ja ussitamist olnud ju väga palju. Et kes oleks tahtnud võib-olla seda ussitamist veelgi juurde saada, et näed, Staar tuli nüüd siis tagasi või. Aga mina oleks ta tagasi võtnud, kui ma oleksin ETV juht ja Ringhäälingu nõukogu esimees või liige olnud. Urmas tõmmus peale seda päris palju endasse, et see niimoodi läks, eks ta oli lootnud edasi teha. Eks see oli võib-olla, tundsin ka mina endas süüd, et ma hakkasin selle Eesti Televisiooniga mängima, oleks pidanud Kanal 2-ga edasi rääkima. Aga ikkagi, et tundsin ka ennast halvasti, jah. Aga muidugi oli meil ka selliseid jutuajamisi, kus ma sain aru, et ta on sügavalt pettunud, et tal on valus. See oli siis, kui
kui oli lõplik otsus, et ta ei saa enam ETV-sse oma saadet. Rääkisime pool tundi sellest, kuidas moodi, mis temast nüüd saab ja ta muidugi tegi sellist reibast häält, aga tema hing oli nii kurb. Ja kusagil augustis ilmsidki esimesed sellised, et ta on haige ja hakkasid järjest tulema haigused. Ega on näidatud, et stress ja kõik niisugused situatsioonid võivad teatud organismi tasakaalu muuta. Aga keegi pole seda lõpuni tõestanud. Me võime nii-öelda fantaseerida, ka mina võin fantaseerida ja otsida, eks ole, et see võis olla põhjus ja teine võis olla põhjus. Aga täna maailmas ei teata nende haiguste põhjust tegelikult, oleme ausad. Ei tea vaatamata miljarditele, biljonitele dollaritele, mis on selle peale kulutatud. Так что же все-таки будет? Не волнуйтесь, все будет в рамках приличия. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Итак, сегодня 21 июня, и мы опять в эфире на дружеских волнах радиостанции «Радио 4» в передаче «В рамках приличия». Меня зовут Урмас Ott, я ведущий этой скромной передачи, но зато сегодня со мной идут в этой студии. Как вы думаете, кто? Minu esimene mulje oli, et ma kartsin teda, sest kes mina olen, kes meie oleme, kes on tema suur staar, legend, aga me väga kiiresti saime sõpradeks. Tol ajal mulle tundis nii, et jah, talle meeldib suhelda vene keeles, et kuna ta oli klassikaline muusika suur austaja sõber, et ta ütles, et see vene keel kõlab kuidagi väga hästi, nagu muusika. Tal oli nii palju tööjõudu ja töötahtmist, et isegi kui tervis oli kehv sel päeval, ta ei tahtnud kunagi alt vedada. Ta ikkagi ütles, et teate, ma ikka tulen. Kuulaja ootab ju ja eeter on nagu eesmärk, eeter on kõige tähtsam asi. Ma pean tulema, ma pean tegema. Aga teda siiski tundes ja tema loometeed jälgiduna võin ma öelda, et need ei olnud ju ikkagi need saated, millest me räägime kui legendaarsest ajakirjanikust. See oli selline, võib-olla pisut nukker, aga mitte inetu, ilus lõppmäng. Ja võib ju ka öelda, et tänu Urmasele juba istan mina praegu siin, sest tema oli inimene, kes mind sundis minema arsti juurde, olles ise juba haiglas. Suhtlesime telefoni teel ja läks nagu jutuks ja küsimus oli, et kuule Jüri, kuna sina käisid arsti juures ja nädala pärast oli kõne ja oli juba kokku leppinud ja oligi nagu sundkäik ja tehti siis audit ja avastati ka vähirakud. Ja kui pärast operatsiooni natuke olime kosunud, et tulla haigusest välja, siis ma ütlesin ka, et Urmas, et võta nüüd ennast kätte, kui vähegi saad ja lähme veel koos reisima. Ja siis läksimegi koos kolmekesi Peruusse. See oli tema lemmikkoht. Ma arvan, et ta tegelikult oli ka väga õnnelik, et ta seal ära käis. Operatsioonist ei olnud väga palju möödas ja Urmas oli ju karguga. Kõndimisega oli raskus, aga ta kosus. Ja. Aga tähendab, ta säilitas väärikuse absoluutselt. Viimase hetke. Ja see on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam.
tore on öelda tere tulemast tennise asjatundjatele Urmas Otile ja Valdo Randperele. Tere õhtust ja tere tulemast. Tere õhtust, härra Reidelmann. Õnnitlen teid uue töökoha puhul. Tänan, ma väga tänan. Nii palju, kui mina teid tunnen ja tean ja mäletan, on teil alati olnud veres domineeriv just spordipisi. Täpselt. Nii et te olete õiges kohas. Absoluutselt. Kalev Sport on teinud õige valiku. Absoluutselt. Ja kuulates... ma näen rõõmuga, et sa oled endiselt väga heas vormis. 2007, 30. desember ta kutsus mind enda juurde külla. Ja me olime kahekesi. Istusime ta köögis. Ja mõtlesin, et mida sa homme õhtul teed. Vanast õhtul. Ta ütles, et mul on kõik korras. Näed, teen siin praegu külmkapi lahti. Mul on siin väike šampanja. Joon selle ära. Mul on kalamarja. Mul on kõik hästi. Rääkisime mingi tund-poolteist ja ta püüdis ikka olla, muidugi ta oli siis juba väga õige, aga ta püüdis olla ikka särav, kogu aeg naeratada, saad aru, oma köögis, sest ta ei tahtnud sellest nagu rollist ka siis välja tulla, kui ta tundis, et ta võib-olla vormilt enam ei sära, aga ta tahtis hinge ikka lasta paista sellisena, nagu tal tegelikult hing oli. Elegantne ja sädelev. Raekojas tunnustas Tallinn oma auväärseid kodanikke. Tallinna vapimärke anti sellel aastal välja üks ja selle vääriliseks osutus ajakirjanik Urmas Ott, kellega enne piduliku ürituse algust ka juttu ajasime. Palju sinul on neid aumärke rinda panna, mida sulle riigid ja valitsused on andnud? No 2-3. Kas seda on elu kohta palju või vähe? Sinusuguse mehe kohta? Ma arvan küll, et on ilmselt neid, kelle jaoks on seda palju, aga on jumal hoidku inimesed meie hulgas, kes on ju, vaadake presidendi vastuvõtul, kes on ju nagu juudi jõulupuud, teate, ordeneid täis. Ma ju oma silmadega nägin, mis seisukorras on Urmas. Ja kui sa oled ühest inimesest väga palju pidanud ja sa näed niimoodi, et eks ole teda toetades toodi sinna raekotta, kui stoiliselt ja naeratavalt ta ikka suutis olla. Ja seda aru, see tekitab niisuguse tunded, et sa tahaksid selle olematuks muuta ja siis, kui sulle tullakse, öeldakse, et Urmas Ott ütles, et ta on ainult nõus sinule viimase intervjuu andma, siis see kõik pöörab sul sisemise nii pahupidi. No mis sulle üldse tähendab kodulinn Tallinn, nii banaalselt julgen küsida? See on erakordselt pikk teema, mille üle võiks rääkida väga pikalt, milleks kahtlemata ei ole aega praegu. Aga Tallinn, see on lootused täituvad ja sisedad purunevad ja see on kõik, see on elu. Tallinn, see ongi elu. Tallinn, see on selline energeetika, mida ma oskaksin öelda veel maailmas. Võib-olla Los Angelese rahvusvaheline lennu ja kui te vaatate, kuidas reisid tulevad ja inimesed tulevad oma õnne otsima, Tallinn on samasugune. Ja siis ma sain alles aru, miks ta mu sinna kutsus. Meil kõigil on oma südametunnistus, meil kõigil on oma tahtmised, kui me teeme mingisuguseid lõplikke järeldusi. Siis me tahame midagi edasi öelda ja Urmas tahtiski midagi edasi öelda. Mitte mina oleksin teinud viimase intervjuu, vaid Urmasel lihtsalt oli vaja mulle mõned laused ütelda, mis mina omakorda edasi ütlesin. Ja see, mida Urmas tahtis, ta palus, et see jääks meie vahele, et see eetrisse ei lähe ja see jääbki meie vahele. See oli kuskil kas veebruaris või jaanuaris 2008, sel aastal, kui ta suri.
ja siis olid juba haige, see oli selge. Ja siis oli juhtum, kui me rääkisime ja ta rääkis sinisest ilma triipudeta ülikonnast, mida ta on tellinud ja siis ütles järsku niimoodi, et selles on mind ilus matta ja hakkas nutma. Ega ta ei olnud lõpetanud mõtlemist tegevustele, mida ta oli enne teinud, aga ta tegi seda teises vormis. Ta kindlasti ei olnud enam see, ta ei saanudki seda teha nii, nagu ta oli varem teinud. Aga ta ei olnud käega löönud. Ta ei olnud nii-öelda mineja, kindlasti mitte. Ma mäletan seda õhtut ja ma mäletan seda valgust ja ma mäletan seda toimetuse ruumi ja ta oli suitsetaja. Ja ta suitsetas palju ja nendel, kui ta tegi pause, kui ta pani omale sigaretti ja siis me kogu aeg oli nagu kõneluses oli paus ja kui ma tema silmi vaatasin, siis ma nägin, kui niimoodi küsida, siis võib-olla ma nägin maastikku. See on kõik kujund ja see on võib-olla, et see on kujutluste mäng rohkem, aga ma näen ka tema loomust ja tema seda ruumi, mis ulatub tema kaugesse poisi põlve tagasi. Ta väga sageli võttis minuga üles jutu surmast. Ikka kuidagi mingid laused, mingid vihjed, mingid küsimused, kui me omavahel juhtusime rääkima, kuidagi surm eksisteeris meie niisuguses jutu kontekstis ja ma mõtlesin alati, et nii jõuline, edukas, ütleme, briljantne, armastatud, enesekindel, intelligentne olevus. Ja just kui kogu aeg mõtleb millestki niisugusest asjast. Üle koridori tuli üks hästi pikk ja ilus mees. Ma ei osanud tegelikult kunagi arvata, et ta on nagu nii mehelik ja nagu nii sümpaatne ja šarmantne, võib ka öelda. Ja mõtlesingi, et ongi Urmas. No loomulikult tema käitumine oli ikkagi vägagi staarilik, ta oli nagu staar. Õed ta valis endale, ta ütles, et sinuga ma ei taha koos tööd teha, see ei meeldi mulle väga otseselt ütles. Ta oli väga otsekohene. Ja need, kes talle natukene sümpatiseerisid, need ta ütles, et sinuga ma tahan, et sina võid minu palatisse tulla julgelt. Ja meil oligi selline, et mina rääkisin temaga eesti keeles ja tema tahtis kogu aeg minuga rääkida vene keeles. Et ükskõik, mida ma küsisin tema käest nagu eesti keeles, tema vastas mulle ikkagi vene keeles. Et talle nii meeldis see vene keelt, ma ei tea, võib-olla ta liiga palju seal Venemaal olnud ja need saaded kõik teinud, aga ta nagu naudis seda, et ta rääkis minuga vene keeles. Nende viimaste päevadelt olid nagu hästi üksi ja kui algul temal käisid natukene külalised, et siis ta oli väga üksik ja keegi ei käinud. Tal olid nagu need sellised nõrkuse hood või enesehaletsemise hood, et see oli nagu iseenesest mõistetav. Et ta viskas just kord seda telefoni, et ei taha, et keegi talle helistab, et ei taha kellegiga räägida. Ta oli väga üksik ja selle valuga ta oli nagu nii üksi, et mul oli nagu temast nii kahju, et tal ei olnudki nagu sellist lähedast inimest, kes tuleks nagu, et tõesti nagu, et selles on väga suur osa paranemise osas ka, et see armastus ja peretoetus ja lähedased ja kõik.
et sellel inimesel on, mille nimel nagu pingutama. Et tal on kergemini seda kõike need raskused taluda, kui sul on armastatud inimesed ümberringi. Et see ei ole nagu üksi, aga Urmas oli üksi. Ma olen küsinud ikka tema käest ka, miks on nii, et sa oled nagu üksi jäänud ja ega ta ei tahtnud väga nagu sellest räägida, aga ikkagi natukene räägis mulle. Ta ütles mulle ükskord, et ta väga-väga kahetseb, et tal elus oli. Et ma olen aru saanud, et tal elus oli mingi suur, ma ei tea, armastus, midagi sellist. Siis tollel hetkel ta ei osanud nagu seda valikut teha, et aga hiljem kahetses, aga siis oli juba hiljem. Siis ükskord me istusime palatist nagu tema voodil. Ja siis ta nii pani oma pea minu õlale ja siis hakkas nutma. Et see oli nagu hästi kurb. Ja siis ma rahustasin, mõtlesin ära nutta, et mis seal ikka. Ja siis ma ise ka nagu nutsin ja siis me natukene koos nutsime seal palatis. Ja et nii ta on. See viimane öö, kui ma olin öövalves enne seda, kui ta läks intensiivi, et ma olingi sellel ööl nagu koos temaga. Ma teadsin, et olukord nagu väga kriitiline. Ja kui me hommikul saatsime teda intensiivi ja siis ta hoidis minu käest kinni, et ma ei taha sinna minna, et ma ei taha. Et ta nagu siis, ma ei tea, mida ta mõtles sellel ajal, aga mul oli ka nagu hästi selline raske ja natukene selline halb olla, et ma mõtlesingi, et ma ise küll mõtlesin ja lootsin, et ta tuleb ikka tagasi. Aga tegelikult ta ei tulnudki tagasi. Et järgmine päev juba lõuna ajal ma teadsin, et teda enam ei ole. Urmas oli väga täpselt oma ajas, oma isikuna, oma mõtlemisviisiga, oma võib-olla arrogantsiga, hea elu püüdlusega, armsa, ilusa, rikka elu püüdlustega. Ta esindas tolle aja lootusi ja unistusi. Väga väheseid inimesi mäletatakse 10 aastat pärast seda, kui nad ekraanilt lahkusid. Kes ekraanilt läinud, see mälust ja mõtetest kadunud, Urmas ei kadunud. Järelikult ta sai millegile väga olulisele pihta kultuuris ja meie inimeste elus.